siit meie järgmine saaga hakkab siis. Ehk siis auto saime korda. Täiesti ära pakitud, no nii puu püsti täis, kuna me ostsime veel nädala toiduasjad ka kõik ette, siis on nagu jah, päris korralik see. Aga autol oli siis kenekas läbi. Saime selle kiirelt ära vahetatud õnneks. Hull pidi, või noh, veits pidi pinnima, et saaks löögile, aga sai tehtud õnneks. 5 sotti jälle vaesem. Aga ühesõnaga, nüüd ongi see, et kell on, ongi 12, me lubasime 1-2 vahel kohale jõuda, mis on nagu päris hea. Et saame normaalsel ajal jõuda, siis läheme inductionile ja siis näeme juba meie uue elamise ka ära, mis seal elamine näitab. Ja ega muud midagi, siis saabki näha meie uut töökohta, tööpäeva, elamist. Mis saama hakkab. Jah, kui tore seal olema on. Oot, aga võiks praegu. Oleme siis jõudnud oma järgmisesse majutusse, farmi omasse. Ja saime inductionid ära. Töö ise tundub täitsa siuke mõnus ja töökoht väga okei, siuke korralikult organiseeritud asjad. Töö iseloom tundus ka normaalne. Ja siis tulime siia elamist vaatama. Ja siis ma näitangi põhimõtteliselt teile niimoodi, et siuke iseenesest siuke täitsa tore, noh, siit tuled. Siin mingid lehmad, pullid. Siis on meie kuut on seal. Siin on nagu 300 üksikud toad. Aga me kolisime, noh, meil on siis 2 tuba nii-öelda, et üks on siin. Selle me tegime omal garderoobiks või nagu siukseks kolatoaks põhimõtteliselt. Vedasime voodi välja teise tuppa ja siin tõime siis 2 voodit kokku, see oli ultra sais kredi magamistoa endale, see tuli ei ole hea. Ja muidu on siuke, noh, siuke normaalne, väike, aga samas kapid, asjad, AC-d, kõik on olemas. Nagu siuke täitsa countryside'i elamine, viisakas. Ja üüri maksame siis sott 50 nädal per face. Aga üks väike siuke huvitav asi on see, et kuna siin nagu bond on 450 nägu, eks 9 sotti 2 peale. Et see on natukene meie jaoks arusaamatu. Et nagu siukse me pole kuskil nagu nii palju bondi maksnud. Ja see on nagu päris siuke tugev. See on siuke jah. Aga siis tulebki kõrval majja. Siin on siuke dining area nii-öelda. Ja uksed kriuksuvad, on vanad uksed ja siis on siuke suur normköök. Iseenesest nagu ruumid asjad on nagu väga okid. Siin on puhtalt ainult meie külmkapp. Siia tulevad teised eestlased, saavad endale teise külmkapi. Üks teine eestlaste paar pidi tulema 2 nädala pärast siia siis, kui hooaeg hakkab. Et need esimesed 2 nädalat me teeme siin siukest mingit ettevalmistustöid ja mingit siukest otsest suurt tööd ei tee. Ma vaatan, mis ma nende ukse kriuksumistega teha saan äkki, et teid ei segaks. Aga jah, siis tuleb põhimõtteliselt siit. Siuke, teid siia murulapid just värskelt, et oleks vähe inimlikum, et siin on suured tuuled, et ei keera seda. Siis on ka 2 vannituba. Siis ongi põhimõtteliselt, ma hakkan nende teiste eestlastega niimoodi jagama, et 1 vannituba 1 paarile ja üks ühele ja teisele meie oma on siis selline.
siin pesumasin on muidugi nagu mõlema kohta, aga mõju suht norm. Siuke täitsa siuke mõnus countriside'i tunne, aga lihtsalt ongi see, et pond on nii metsikult suur, et see on nagu veits arusaamatu. Et oleks siis need hütid, et need on siuksed üksikud full container, sul on seal oma köögid, asjad. Et oleks need, siis oleks nagu natukenegi aru saada. Maja taga on lehmad. Jube kurjad vahivad. Rämedad melakad. Kõik vahivad kivikujus. Vaid lehmad. Enam ei vahi. Tere, siin on neid kärpseid nii palju lihtsalt. See on ebareaalne. Maa koht põldude juures, aga siit tööle on iseenesest mingi 5-10 minti äkki. Oleneb tee olust. Kui keegi Austraaliasse tuleb ja mõtleb, et Holden on hea auto, siis ma ei tea. Siin oli ka nüüd täpselt need 2 farmi venda, kes meiega siin näitasid ja rääkisid. Ütlesid, sul on nii hea auto. Ma ütlesin ka neile, et kurat, kõik ütlevad seda, aga ma nagu ise ei saa üldse nagu tunda, et see nii hea auto oleks, et remontida saab seda normaalselt. Külmkapp keeles kuradi paprika ja kurgi persse. Kõik biojäätmed lähevad meil lehmadele. Ja lehmad on seal puu all täpselt. Vaatan, nad pole ennem nii lähedal olnud. Ärge kartke. Ma tõin teile hea toitu, kurat. Paprikat ja kurki teile. Delikatess toituna. Söö. Top-notch toitna. Lehmad on ikka lolli. Ei tea, need kardavad. Vaata, võtame ära lähe ja siis nad paevad kohe pintslisse. Ma tean küll, ma olen ennem ka visanud neile. Nii kus selja keerad, nii on kohe pintslisse tiiratud. Vaata kohe. No asja. Käisime veits mudarallit tegemas selles suhtes, et ise tõmbas natuke pehmeks üks äär. Ja niimoodi, et ei saanud üldse aru, et see pehme on. Kaunis. Väga kaunis. Vaadake seda vagu, palun. Normaalsed vaod. Ja nüüd üritame siit autoga läbi tulla. Vaatame, kas tuleb läbi või ei tule. Oi! Tuli! Ute töötab. Hea Ute! Oi! Pea ära.
võtsin maakünkast. Hommikul pellikusse vaatab põrandas raisk. Takoine elajas. Kui te mõtlete, mis meil nüüd põhimõte ja kõik see nagu on ja mida me tipime kogu aeg, Kaisa kallutab ja mina kallutan, et mis see mõtted on ja mis need mustad junnid on. Ehk siis need on ploomid ja minul on kuivatatud variant juba, mis on valmis produkt, aga see ongi siis see Kaisa viskab värsked ploomid liini peale, see käib pesust, sorditakse kõik ilusti sinna ilusti ristide peale niimoodi siia. Siin on ilusti ristide peal, sellised suured kihid on ja siit 16 ahju läheb ahjudesse ühe rea haaval. Ja siis mina lükkan mänedžeriga neid siis sisse, samal ajal kui need ühed sisse on viitud. Võtame teised kuivatatud juba välja, sealt poolt siis tulevad sellised kuivatatud, no põhimõtteliselt nagu tatlid kividega. Ja siis nad lähevad uuele rigile ja siis pannaksegi need sellistesse valgetesse pinnidesse, noh neid kaste kutsume pinnideks ja siis nad seisavad umbes 5 päeva ja kuna nad on suht sellised kleepekad ikkagi, siis mina teengi seda, et ma käin nad siit läbi, kukutan sisse ja lasen, noh nagu nägite, et võitan kohe välja. Et kui me seda ei teeks, siis nad jääkski, põhimõtteliselt oleks lõppudeks, oleks siuke üks suur puubik. Nad liimivad üksteist normaalselt külge, et siin ikkagi siuksed ja seda peab siis selle aja jooksul ütleme 3 korda tegema, et iga 7 päeva, iga nädala tagant. Ja üks rest on ahjus umbes 17-20 tunti. Ehk siis see ongi see, et need ahjud käivad 24/7 kogu aeg. Et 80 kraadi on umbes sees, aga kuna seal on see suur tuuletõmme, mis tuulekoridorid tekitatud ja kõik, siis kui ma neid sisse lükkan ja neid välja tõmban, siis on nagu siuke jõusaalitrenn saunas. Et seal on ikkagi feels like
ma arvan, et 120, 130, et kui selle ära teed, siis on täiesti läbimärg, et läbi higine. Selles mõttes, et ta ikkagi päris rets töö. Noh, kui välja arvata muidugi see, et Kaisal on väga üksluine töö, ta teeb nagu robot, paneb ühte samad liigutust päev läbi. Siis noh, mina möllan nendega, onju. Panen ka 50 pinni neid, jälle tagasi sinna lattu. Ja kui nüüd lõpuks kõik valmis on arvest läbi, siis need lähevad veel omakorda ühele liinile, kus siis sorditakse eraldi suuruste ja mingisuguste selliste värkidega veel läbi. Et väga sihuke omapärane farm, mida siin Aussis saab, et see mänedžer ütles ise ka, et Austraalias väga palju neid loomidega ei tegeleta. Et noh, ongi hästi palju neid kreini ja kottonit ja kõike sellist, onju. Et loomide kuivatamisega tegeletakse üldse väga vähe. Et ma olen siin mingi selle kuu ajaga 1,5 kilo kaotanud. Sest no iga 2,5 tunni tagant käid siin möödla selle ahjuga, et see on ikka päris rets. Enamus päevast, noh täna on siuke mõnus rahuliku pilvine ja tuulisem, et siis jõuad nagu maha jahtuda ja ära kuivada, aga siis kui päike ka väljas lõõmab ja mingi 35+ kraadi on, et siis seega väga ära ei kuiva. Terve päev full liisena mõõlad siin ringi. Selline see töö meil siin on. Oot, aga läheb edasi. Ja kui te mõtlete, miks ma nii higine olen kell 7:30 hommikul, kuigi tööpäev hakkab 7-st, siis juba 7:30 hommikul ma olen nagu nii higine. Seepärast, et selline olukord näeb minul välja, kui ma olen just ahjudega toimetanud. Täiesti nagu full läbimärg, sest nagu ma ütlesin, 120 kraadi puhub otse peale. Ja ega siin tulebki nüüd natuke see sooja tuule käes jahtuda, võtta aeg maha, juua vett ja nii need kilod kaovad siin. Lükkad neid, ma arvan, et need on mingi 40-50 kilosed ikka kärud, 50-sed isegi vist, võib-olla rohkem. Et need on suht rasked ja kui sinna maha on juba seda mahla juba tilkunud ka, siis jalgadel ei ole siukest grippi enam ja see on ikkagi päris raske. Käed on suht puruks, või no mitte puruks, aga hellad. Et korralik mürgeldamine. Sealpool ilus päikesetõus ja siis teisel pool äikesetorm. Seal nagu lööb ikka korralikult äikest praegu. Ja ei saagi aru, nagu aps jäi peale ka jälle. Ja Kaisa peab siin samas elektriliinide all hakkama forkaga sõitma. Saame näha siis, mis siin toimuma hakkab. Veits sketši, aga ma ei tea, siin nagu töötatakse põhimõtteliselt iga ilmaga. Kui tornaadot ei ole ja ära ei vii, siis töötad. Oh my god, rekka! Norm siis või? Mõned päevad ilma tuledeta veel vastu. Täiesti perses, noh. Need kojamehed käivad nagu mingid närvihaiged ju. Ja mis eriti lahe on sellise ilmaga on see, et nagu õues on mingi megapaduvihm, siin on üleujutuste oht nagu, meil on põllud täiesti, traktorid jäävad kinni. Ja siis meie ülemused on nagu mingi, ei, me ikka töötame. Et nagu muidugi me töötame, mina töötan
sõidan seal mudahunnikus niimoodi, et mul on kilejope seljas, mul on nägu täiesti, ma ei näe, mul on nagu prillid ees, ma ei näe mitte midagi, ma lihtsalt pühin neid prille ära ja nagu me ikka töötame, nagu ma ei tea, kui siin mingit tornaadot ei tule, siis me töötame alati, nagu sellise ilmaga ka. On ju? See on viimakeep on, mis see vingutused? On viimakeep, on. No, ei saa mõelda, see ei... Kõik. Töötame. Elu on ilus. Oh my god. Noh, ainult üks inimene on koju lastud. Ühed, kellel vaba päev oli, on kodus ja üks on veel kodus. Kus siis teised on mudas kinni. See on see, kui vihma on 2 päeva sadanud ja pead läbi kruusatee koju sõitma. Minu pool ei ole. Jah, valgest on siin päris palju juttu. Aga jah, nüüd tavaar tuppa, nädala tavaar. Ja Kaisa teeb täna kaneelirulle. Kui teen? Teed küll. No vast teen, jah. Hello. Nii, mõtlesime, et me näitame teile kiirelt, keda huvitab Austraalia nagu veits mingi toidupoodide hinnad. Siis me käisime 2 erinevas poes. Ühes poes läks meil $90, teises läks 120, ehk siis kokku ütleme $200, mis on siis mingi, ma ei tea, 100 eurot. No 110, jämedalt. 120. Jah, natukene rohkem. Ja mida kõike me selle eest saime, on siis põhimõtteliselt meil on siin 2 suurt 2-liitrist apelsinimahla. Ja need on 100%-lised apelsinimahla, täiesti puhtad. Siis meil on siin mandlipiima, tavalist piima, mingid koored, kohvid, majoneesid, täiega vett. Siis meil on siin mingid kastmed, peanut butter, mingid võid. Meil on siin 3 pakki liha, hakkliha, veise hakkliha, siis meil on mingid külmutatud asjad, veits mingid võikumaterjali, värskemaid asju, väike snäkinurk ja siis mingid kuivained, kaerahelbed, kartul, pluss siis veel asjad, mida me tegelikult igapäevaselt üldse ei osta, mingi jahu ja suhkur, see on lihtsalt sellepärast, et ma tahtsin teha kaneelirulle, pluss siis mingi messi ja mingid juurikad. Nagu kõik see kokku $200 on minu arvates isiklikult nagu väga hea summa, arvestades, et Eestis kogu see asi, no ma arvan, et see läheb rohkem, arvestades, et meil on siin nagu mandlipiim, mis on Eestis väga kallis, meil on siin maapähkli või, meil on siin messi, meil on siin veise hakkliha, nagu asjad, mis on Eestis, ma tean, väga krõbedate hindadega. Jah, sest hakkliha, mis need maksavad, mis need olid? No see on mingi $5. Jah, see on 5 staari jah, oma, et see ei kümps. Jah, aga see on $5. Et siis nagu pluss kaerahelbe pakk 500 grammi maksab $2.50, mis on siis mingi euro midagi peale, nagu 500 grammi. Mega hea diil mu meelest. Jah, kui kedagi huvitab kunagi veits nagu detailsemalt, et nagu mis asjad palju maksavad siin enam-vähem, siis võite teada anda. Me hetkel väga detailselt ei viitsi teha, muidu see läheb liiga pikaks, aga suures pildis siis see on meie, no eks meil on mingid asju nagu veel eelmisest nädalast alles ka, aga põhimõtteliselt meie see on suht iga nädalane ja iga nädal me käime korra poes ja meil läheb keskmiselt $200 ja seal on alati sellised asjad, mida me tavaliselt siis ei osta, nagu mingid kätepesuseep ja mingid sellised nipet-näpet asjad. Aga minu meelest väga hea saak. Jah.
ja natuke meestele ka content'i, siis kast õlut 24 tükki 60 taala. Üks normaalsemaid õllesi siin Aussis 60 taala, see teeb siis 33-34 euri jah, et ja suht siuke tavaline, kuigi siin õlled on kallimad, see on ka tegelikult veits kallim õlle. Jah, aga õlle on tegelikult suht sarnane Eestiga, et kuna see õlle on ka veits nagu tavapärasemast kallim, et siin saab ka odavamalt kasti, aga nad joovad siin jube lahjad lurri, et see ei ole kellegi õlu, mida nad siin koha peal toodavad, et õiget Jaapani head Asahi õlle, väga timm asi. Ja nüüd ootame kaneelirulle. Jah. Tundub, et tänane kaneelisai jääb saamata vist või? Sest üks ostis kiiruga, ostis hoopis nisu asemel täisterajahu. Nii et see ei näe kõige tõotavam välja siin. Ma ei tea, saame näha. Mis siit kokku tuleb, äkki tuleb hoopis täistera pitsa siit. Ma arvan, sellest saab reaalselt pigem leida. Ega sellised meie nädalad siin olnud on. 7 tööl, 1 vaba, kõvasti tööd rüganud, ega siin muud ei olegi. Nüüd vahepeal oli 3 vaba päeva, kuna hullult vihma sõdas. 1 vaba päev isegi juhtus täitsa toredalt, et oli koos sõpradega samal ajal vaba päev ja käisime ka bowlingut mängimas. Tegi klipp, kus mina straikisin. Aga jah, väga tore oli. Oleme nüüd kokku 6 eestlast, siis on vähemalt midagi teha, tegime grillõhtu ja asju, et selles mõttes on tore. Aga ega jah, selline see vlog seekord on tulnud, kuna jah, tõesti ega rohkem siin peale töö ei olegi väga midagi teinud. Ja kõik vabad hetked lähevad kas toidu preppimise peale või puhkamise peale, et ei viitsi väga mitte midagi teha. Jah, see, mis te alguses nägite, mis me kõplamistööd tegime, see oli siis nii-öelda hooaja eelne töö. Ja see oli lihtsalt see, et me tahtsime varem tulla, nad võimaldasid meil varem siia tööle tulla. Ja siis me tegime mingi kõplamist, tegime seal neid šeede ja ladusi korda, et siuke andsid lihtsalt võimaluse, et 2 nädalat siis varem tulla. Ja et nüüd on hooaeg käinud 6 aega või? Ja mingi maksimum 2 nädalat on veel minna. Et tegelikult peale seda meil oleks võimalus töötada siin ja veel, tegelikult veel Cottonisse oleks ka võimalus jääda. Et siin on meil veits teisi pakkumisi ka tulnud. Mida sa all rauskad seal välja? Et teisi pakkumisi ka tulnud. Et vaatame, mis elu toob ja mida me elult edasi tahame. Otak. Supakas on meil suur tänanaudrileib ja mind on põhjas volluum, viskab katuse pealt hommikuni siis armastan nagu peab. Noor on olla nii hea, noor on olla nii hea.